armutundes kodus, see on kõige oluline. No super, loodame, et nii läheb. Kes võidab täna? Sport ja Rocca kooli inimesed. Tore, siis jääb võit koju. Põhiline on see, et võit jääb perre. Nii, aga isad ja pojad, see võib-olla kõige sellisem printsipiaalsem lahing täna on kohe valmis algama. On siin juba viimased sellised tseremoniaalsed kohustused toimumas. See väljak on suhteliselt väike tegelikult, see 5+1 ja väikesed väravad ka toob ka selle, et tegelikult skoorid ilmselt väga suureks ei lähe. Nii et see 16 minutit, mis on mänguaeg, 2,8 minutit, iga värav on väga magus, väga olulise tähtsusega, väga suure kaaluga. Ja eks siis ole näha, kas isad suudavad siis seekord selle Heidet Tänava ja lubatuse täita. Raul, mis sa arvad, kes lööb siis esimese värava, kas isad või legendaarsed isad või siis poisid? Aga huvitav, mis rahvas arvab, kas isad või pojad? Teeme kõigepealt järgi, kes on isade poolt? Kõik emad, keegi ei julge praegu möögamata jätta. Aga pojad, kes on poegade poolt? No, kumb oli kõvem? No mina ütleks, et suht võrdne oli, ma ei julge ka siin midagi muud arvata. Viigi mänge. Õnneks on staadionil oluliselt soojem kui koolimaja ees, nii et nüüd võib mõnusalt istuda muru peale, nautida. Aga mäng on käima läinud, me oleme ilusti ajakavas ka muiduks, nii et kõik on hästi. No nii, esimene vajaduste rikkumine juba siin lähevad. Hakkavad Viljand varakult kohtrikult kehtestama ennast, see on väga oluline, mängu valguses kohe. Esimene peale lööb ka läheb natukene väravast mööda. Kahju, et sul prille täna ees ei olnud, siis oleks värav kindlasti mitte märkamata jäänud. Ja poegade väravas Martin Vaher sai ka esimest korda külje maa panna. Ei saa öelda, et külje koriseks, sest see kunstmuru on ilusti puhas. Aga vaatame, kas siin on esimene olukord tekkimas ka teise värava all, aga seal ka väravat Vaiko Tamme oli kenasti valvel. Oi, kui ilus. Ja no siin on tõesti, see väljak on selles suhtes väike, et väravast saabki peale lüüa niimoodi. Väravaid saaksid ju oma vahel mängitud siis. No nii, isad said palli kätte ja vaatame, kas siin on ei ole kiirrünnaku varianti tekkimas. Kas isade seas on ka mõnda väga sellist... Siin on esimene olemas juba väga kiirelt. Ja Mattias Nutsoke. Loomulikult Mattias Nutsoke tõi esimese värava. Väga ilusti see R1 nupp oli all pulli peal, kui vajutas lööginuppu ja tagumisi nurga leidis üles, nii et 1-0 pojad on esimese värava löönud, nii et need, kes arvasid, et pojad löövad, neil oli tõesti õigus. Aga mäng pole veel läbi. Kahju, et panuseid ei vandanud. Siin on väga palju alajaisi, ärme tegele seda propageeritega praegu. Sokid on alla vajunud. Mis värk sellega? Vaata vahel on niimoodi, et kui sa neid samu sokke kasutad siuke 20+ aastat, siis need vajuvad või nagu venivad välja lihtsalt. Ega see säärelihas pole ka võib-olla nii tihti kui vanasti. Nii löögi kohta, aga läheb natukene mööda see peal lööb Rando Sulta. Meil saab kasutavad ka võimalust juba vahetused ära teha ja veel rohkem kogemust platsile tuua. Kes siis isadest on need kõige kogenumad jalgpallurid? No see kuulus alaisa Risto Kallaste ikka, kes muu ikkagi Eesti koondises ka 10 mänge kaasa teinud. Mul on niisugune kahtlane tunne, et me ühtegi salto-outi ei näe täna, aga siin on esimene kollane kaart. Oskar Paasmaa tatustab reeglite vastu ja vaata kohtunik, vaata tal on kell ka käe peal, äkki sellest annab teise kollase ka veel vennitada. Võib-olla Oskaril on kiire, tuleb telliga. Aga siin on poegadel nüüd väga kiire ja siin on veel üks võimalus tekkimas, aga seekord löögi asemel läheb Lutsokert söötma ja see tundub, et oli ole otsus, oleks pidanud ikka ise lööma.
ja Saller oli täiega valmis, lihtsalt pall läks natukene kiiremalt minevalt mööda. aga hea näha, et ei ole tegu sellise isetseva mängijaga, vaid on enda värava kätte saanud ja proovib ka kaaslased mängu tuua. Pikki palle ja pikki sööte on siin väljakul päris keeruline mängida ja siin piirid on ikkagi ootamatult kiiresti igal pool vastased valged jooned. Äkki peaksime järgmisel heategevuslikul kevadfestivalil hoopis suurema staadioni rajama? jah, siin need metsandusinimesed kindlasti oleks väga rõõmsad, kui siit saaks selle männimetsa maha võtta või midagi. ja sööt nüüd ettepoole, aga väravat Tammevalli on suurepäraselt vastas ja kogemusega, kõik mida isad teevad on kogemusega. Võtab praegu selle rünnaku ära, aga pojad jätkavad. Ja pealtvaatajad, teie ka ikkagi julgelt julgustage, elage kaasa, aplodeerige. Oi kui ilus. Jalga vahelt tehti ja siin on natukene jällegi hoiatus ka nendele pealtvaatajatele, et siin need mehed võivad lennata päris suure hooga siin ja kukkuda ka teile pihta, nii et esimesest seast tuleb olla ettevaatlik ja kogu aeg jälgida mängu. Mäng on nüüd natukene rahunenud, tundub, et esimene selline tuhin on nagu üle läinud, aga vaatame, Lutsokert jälle on ootlikult ja söödu nüüd leiab sinna ettepoole, aga taaskord tuleb kiita Vaiko Tammevälja, kes suurepäraselt sekkub väravas ja hoiab selle olukorra ära. Seis on siis endiselt 1-0, pojad on juhtimas. 5 minutit on mängitud esimest poolaega umbes 3 veel ja siis on esimene poolaeg läbi, väike paus. Aga kõigepealt on siin poegade rünnak tekkimas, tuleb kaugelt, laaditakse peale, jälle selle agulist nurka otsitakse, aga seekord ei olnud isegi väravahtu vaja. Ja sööt jällegi ettepoole ja siin on nüüd poegadel taas võimalus, aga Vaiko Tammevalli suurepärane sekkumine taaskord. Nagu siin turniiri lõpus vaatasin küll, et oli lubatud iga võistkonna parimale mängijale või MVP-le siis väike auhind, siis võib-olla isade poolt väravaht Tammevalli on küll siin praegu enda kandidatuuri esitamas. Jaa. Ja samamoodi ka Mattias Lutsokert poegade poolel. Lutsokert siis ühe mängu kirja saanud ka meie Premium liigas, aga siin on isad tulemas! Ja tulemas nii hästi, et lüüakse siit värava alla Neasalu. Viigistab seisu 1-1 ja ei ole need isad midagi nii vanad ja väsinud, kui siin mõned võib-olla arvavad, eriti pojad. Tõepoolest, kuigi isade ridadesse oodatakse väga nooremaid, värskemaid isasid, kelle lapsed on siin kooli juba tulnud või tulemas. Võib-olla peaksime katsetel panema üheks tingimuseks ka selle, et isa on jalgpallur. Siin pojad kohe üritavad vastu näidata, Tammevalli taas vahepeal tulete meelde, siin on lapsed kunstmuru piiri peal. Palun tulge natukene kaugemale siit, vot tüdrukud, ma räägin just teiega siin samas, et liigume siit selle jooksuraja peale, siis on natukene sellist turvalisemat ruumi siin, et ei jää päris mängule ette ja mäng ei jää teile ette. Aga samal ajal on külje autisadel ja oi kui meelelt, oi kui meelelt ja lüüakse 2-1 ära. Miks ei tohi? Alla Neasalu pani seal Varrapaju vahele ja tõstis selle palli väravasse, nii et isad on kaotusseisust siin esimese poole saab tagasi kerida, Alla Neasalu kerime korraks tagasi, ma ei näinud, kuidas see täpselt oli. No oli siin väga uhke pärast videokokkuvõttest YouTube'ist vaatama, aga siin on esimene poolek kohe ka läbi saamas ja pojad, kes siin vahepeal tundusid juba seda mängu päris hästi kontrollivat, on nüüd jäänud kaotusseisu. Mine tea, võib-olla oligi Anepajal õigus, et sel aastal võidavad isad. No mine tea, äkki juhtubki nii. Lutsokert on trikitamas, aga see väljak jääb natukene väikeseks selliste asjade jaoks. Minu arvepidamise kohaselt, ega see avapoole lõpp ka nüüd kaugel enam ei ole. Ja niimoodi käega võib ka väga kaugele visata. Aga tuleb ebatäpne ise ja siin on nüüd selliseks käsipalliks poolelt ei läinud. Saad taas tulemast kaugelt tuleb see peallöök, aga läheb
läheb vett vedama sinna päris kaugele aia äärde, kus on see niimoodi OG jõulinnak, kolm lõua tõmbab niimoodi. Ei lähe pojad survet tegema, Vaika Tommevälja võib päeva lõpuni seal niimoodi oodata. Juba väike selline frustratsioonimärgid ka poegade võistkonnas siin. Vaadata omavahel raksu ei minda, aga kõik on praegu hästi. Aga nüüd Vaidlus käib, pall käib, audis ära ja jääb poegadele. Richard Barnwell seal isade poolt oli aktsioonis ja on uuesti aktsioonis. Jõuab pall sinna läbi, siin on löögikoht olemas, sööt tuleb väga hea, sööt tuleb väga. Pall põrkab natuke ebamugavalt, klaaritakse ära ja esimene poolaeg on sellega lõppenud. Pojad läksid juhtima väga varakult, kas oli esimene teine minut, Mattias Lutsakert lõi värava, aga siis tuli Allan Ehasalu, lõi 2 tükki vastu ja pojad, isad lähevad 2-1 eduseisust väikesele puhkepausile. Väikesele ja isadel on see puhkepausi eriti vaja, massöörid on juba valmis, aga valmis on ka loomulikult cheerleaderid. Teeme suure aplausi. Teie ees on Rocca al Mare kooli cheerleaderid. Teeme aplausi meie cheerleaderitele, neid näete te täna veel mitmel korral. Aga enne veel, kui tagasi väljakule lubame meie jalgpallurid, siis hõikan üle, et kaugushüppekasti juures ootab selline ettevõte nagu 4 sõpra ja seal on 2 põnevat mängu, mida saab siis proovima minna. Minge proovige, pange oma osavus siis proovile. Ja üleval seal puuris on jalgpalliklubi Kalev eesotsas siis Martin Tombergiga läbi viimas pealelöögivõistlust või siis peaga löögivõistlust. Kuidas soovib? Me ei jõudnudki kokkuleppele enne jah, aga minge üles ja vaadake, saate teada. Aga ega siin vaheaeg pikk ei ole 15 minutit nii nagu suures jalgpallis. Meeskonnad on tagasi platsil ja valmis jätkama. Siin erinevad vilistlastest jällegi rõhutame, on sügavust ühiskonnades ja natukene võimalus siin koosseisu vahetada, puhkust ja värskust anda. Nad tulid vaata kindla peale võitma. Vaata, pärast pojad suudavad selle kaotusseisu nüüd siis teise poolel ümber pöörata. Aga noh, ja saavad siit karistuslöögi pojad kätte. Tundub nii, on Triinu Vaari otsus, saab karistusele nurga juurest. See telki panna. Hoiame kahekest nii tore. Oleks ilusti võitud. Kas Oskar kutse või ilusti koju? Müür on valmis seatud. Ma pole kutset näinud, aga ta lihtsalt hommikusöögilauas mainis, et kombinatsioon tuleb kauglöök, aga see jääb sinna isadesse kinni. Aga veel on pall korra lahtine, aga see nüüd lüüakse sinna arglike tüdrukute sekka. Keegi julgeb pallile kätte vastu panna, tuldi eest ära lihtsalt. Aga küsi kutset. Ma küsin jah. Lauti nõutakse ja see laut ka viistatakse, kuigi siit tuli ka väga ohtlik peallöök, aga Vaiko Tammeväli sai siit sellise arvestusvälise väga nõrgkirja. Ja Ingrid, sina siin samal ajal rändkarika pealt loed kokku, kes on võitnud. Ja 2016 aastal vähemalt on rändkarikas loodud ja pojad on võitnud 4 korda kokku. Isad on võitnud aastal 2019 ja 3 korral on võitnud siis vilistlase. Auhilmiline tõrje seal teisel pool
samal ajal Martin Vaherilt. Isad jätkuvalt ähvardavad, aga vahepeal siis 2 aastat jah turniir ei toimunud seal koroonaperioodil. Õige. Seetõttu siis väike selline lükk on seal sees. Aga isad on ainult ühe korra selle turniiri võitnud, see oli võib-olla peamine selline nope sellest karikapealsest nimekirjast. Ja teate, olgem ausad, siis isade võistkond on olnud suht sarnases koosseisus. Jah, siin on päris palju mängijaid, kes on vist, ma ei tea, kas keegi on päris kõik korrad ka kohal käinud, aga... Muidugi isa vallast loomulikult. Aga siin jah, neid staažikaid mängijaid on kõvasti, nii et võib-olla see kogemus hakkab ka lõpuks siin rolli mängima. Aga vaatame, kas pojad suudavad siin sellise noorusega tulla peale, aga taas kord Vaiko Tammeväli. Suurepärane tõrje Lutsokerti löögile. Siin on veel vaja tõrjuda. Oi, kuidas tehakse nüüd trikke seal ja tuleb ka löök, aga tuleb väravast mööda. Ei suutnud nüüd Daniel Munk seda väga ilusat eeltööd ära realiseerida väravaks, oleks see alles hetk olnud. Seis on siis endiselt isade kasuks 2-1. Näen, et Allan Ehasalu on täiega 3. väravaks valmis. Jah, mees on kübarriki jahil praegu, ütleme siis niimoodi. Ja vaatame, kas mängitakse selle kõige ohtlikuma mehe peale. Vaata, see on ka kogemus, Ingrid, kui pall läheb auti, siis väga pikalt seda aega võtta seal. Ja kell ju tiksub samal ajal. Kiiret kuskil ei ole. Selles mõttes on ujumine natukene nagu loogilisem spordiala, kõlab vile, tuleb lõppu ujuda, mingit aega ei ole seal võimalik nihutada. Jah, aja venitamine ja ujumise siis tõesti mingit eelist üldiselt ei anna. Üldiselt ei anna, ütleme nii. Kõlas jälle vile. Ei saanudki päris täpselt mina aru, mis olukord seal oli. Loodan, et Triin ise sai aru. Pall isadel igal juhul jäi, tundub, et seal jäi ikkagi mingisugune määruste rikkumine. Anti ära, ma ei tea, kas suluseise täna määratakse, abikohtunikke meil ei ole, aga Triinu Vaeri silmad hoolimata kõigist muudest juttudest tegelikult ma arvan, et on päris teravad. Pojad saavad palli kätte ja siin, aga ei saa rünnakule, no kuidagi see poegade väga oi, kus siin näidatakse nüüd tehnikat, Richard Carmel näitab seda, mis tema on õppinud oma karjääri jooksul nii Inglismaal kui Eestis. Link, Lutsokert ikkagi selge mängujuht siin number 10 selja peal ka seda viitab. Pall jääb lahtiseks sinna värava esisele, nüüd on väga suur meeste summ seal, aga kes muu kui Vaiko Tammeväli. Ja jälle taktikaliselt aeglaselt vaatab kuhu. Peale varsti on juba taktika see, et kürjutad selle palli nii kaugele sinna Jaak Uudmäe nimelise kaugushüppe kasti juurde kui võimalik, et see kell natuke tiksuks ja pulss alla tuleks. Uuesti Lutsokert. Küsitakse sööt ka tuleb ka löök, aga sinna küljevõrku läheb see pall. No nii, nüüd mulle tundub, et pealtvaatajad poisid vajavad natukene teie ergutust. Ehk siis julgustame ja ergutame meie gümnasistide meeskonda, et neilt ka siis vääriline viigistav värav tuleks. Ja tuletame veel meelde, kes on poegade poolt, tehke häält, pojad ründavad. Väga viisakas on see publik täna siin. Ja publik on viisaks, ometi ma näen, et klassijuhatajad filmivad, aga muidu jäävad ju ka röökimised jäävad ekraani sinna filmile. No nii, võimalus veel ja poiss traksub siin. Poisid, meil on ainult 2 jalkaväravat ja need on siin platsil. Ja taaskord Vaiko Tammeväli seal vastas, et temale tõesti siin isad püstitavad varsti ühe sellise ausamba, sellise väikese sinna aia äärde kuskile, kui see mäng peaks ka võiduga siin lõppema. Aga palju ei ole enam jäänud. Ja endiselt see seis 2-1 püsib ja Sebastian Saller virutab selle palli taas kaugele ja see kaugele löömised, ega see ei ole vesi poegade veskile praegu, ütleme. Ja samas on tegemist ikkagi poiste koduväljakuga, nemad on siin kasvanud esimesest klassist peale löönud just nimelt selles suuruses väljakul. Ei saa nagu rääkida, et nad on harjunud natukene suuremate väljakutega. Kalaste peale ja siit tuleb jätk ja siin on võimalus nüüd Alepoja lendab!
Ja tuleb 3-1 isadele. Indrek Kalevaju. Selja tagant isa Kalev Rammi-Alg ütleb uskumatu ja tõepoolest see on uskumatu, mida isad täna on teinud. Ma ei tea, mis lõvikonservide seal riietusruumis sõite, aga siis on 3-1 ja siin nüüd tõesti aega ei ole ka enam üldse palju, nii et poegadel on viimane aeg jalad kõhualt välja tõmmata ja siit tõmmataksegi selle peale. Mattias Lutsogerdi teine värav, 2-3. Lutsogert üks veel on ju. Tee ära, palju pole jäänud. Ingrid, kas sa seda tead, mis viigi korral juhtub? Kas jääb viiki või hakatakse siin penaltitega võitjad ka selgitama? See selgub lõpus. See selgub siis, kui mäng viiki jääb. See selgub siis, kui mäng viiki jääb. Aga aega ei tohiks enam väga palju olla. Vaatasin, et vilistluste read olidki võredaks jäänud. Pall ette poole, aga otse väravahille sülle ja siin on nüüd juba selline aeg, kus tasub see lendav väravat ka võib-olla mängu tuua, et midagi kaotada enam ei ole. Ja tuleb Lutsogert, aga seal saavad. Seesama Anepaia saab varba vahele ja lõpuvile on kõlanud. Hea kohtunik ei lase mängu viigiga lõpetada. See mäng lõpeb isade 3-2 võiduga. No väike üllatus vist või? No tõepoolest on see pigem üllatus selleks, et nüüd kogu tänane turniir võita. Siis peavad isad kas vilistlastega jääma viiki või võitma neid. Kõik oleneb ka sellest, kuidas läheb poegade ja vilistlaste mäng. Ja, mis ongi meil siis järgmine mäng kaas, ehk siis ajakava on tehtud ka väga teadlikult. Isad on need, kellel on kõige rohkem puhkusaega vaja, nemad ei pea 2 mängu järjest mängima. Küll aga peavad siis 2 mängu mängima järjest nii pojad kui vilistlased ja kõigepealt siis saavad seda teha pojad. Vilistlased on valmis, vaatame palju neid on juurde. Kas on neid juurde vahepeal tekkinud või pigem vist ei ole. Nii et ega siin nalja pole. Vilistlasi on suhteliselt vähe. Aga sooja nad seal aktiivselt teevad. No nii, meil olid siin lehed toredasti valesti klamberdatud, tahtsime just hakata üritust lõpetama. Aga nüüd selgub, et me ei lõpeta veel üritust, me hakkasime Rauliga juba koju minema. Sellepärast, et nüüd on hoopis mängude vaheline väikene paus ja teie ette tulevad Kertu tänava juhendamisel Zumba lapsed. Teeme neile ühe ergutava aplausi ja Kertut te näete seal valges pluusis ette hüplemas. Meil jääb siis veel üks. Let me see you do it. Let me see you. Pop it, drop it, lock it. Pop it, drop it, lock it. Pop it, drop it, lock it. Pop it, drop it, lock it.
알고 무시했어 노력 안 해도 모든 남자들의 고기가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짜자잔 내 손을 바라보는 괜히 네가 말로만 했던 네가 나야 조금은 물빛은 맑은 사고도 Back to the beat 어디서든 특별해 쳐다보 We're gonna wanna dance Like 딴딴딴딴 딴딴딴딴 좋아 분위기가 좋아 난 지금 네가 좋아 lisaks Kertu puusadele läks nii mõnegi teise puusad tööle, aga nüüd ma vaatasin, kas tahavad teisele tantsu veel otsa teha, et kehad olid nii soojad. Aga nüüd tahaks öelda filmiklassikas tuntud lause. Rahvariides neiu tormab tänavale. Rajale. Õpetajate ja lastevanemate rahvatantsuansambel Tantsusõrad. Katrin Saarele juhendamisel suur aplaus ka neile. Ja Katrin teeb üleskutset, et kes nüüd hakkab vaikselt kaasa õõtsuma, siis ma annan pärast teada, kuidas saab liituda nendega.
ja aplaus teie ees on, kas teete veel? Rohkem ei tee, juba hingeldavad. Ja kui nüüd tundus näiteks mõnele sümpaatsele pikale noormehele, et tema tahaks ka rahvatantsu minna, siis võite pärast mulle märku anda, mina võiks ka sinna minna selle sümpaatse pika noormehega. Ehk siis, kes tahavad liituda rahvatantsurühma tantsusõpradega, siis olete tere tulnud nii paarilisega kui paariliseta. Ja tantsusõbrad, neid juhendab siis Marika Kuusik. Nii et aitäh selle vahva etteaste eest, aga meil on vaja jalgpalli ka nüüd mängida. Ja kõigepealt veel kord need väikesed mõnusad mardikad, kes siin palli toksivad, tüdrukud ja poisid, siis seal üleval puuris endiselt veel on võimalus osaleda eelvoorus, peale löökide eelvoorus, mida juhendab, mis tema nimi oli? Martin Tomberg. Just nimelt, kas tema on ka jalgpallur? On. Väga hästi, siis ei ole tulnud mõni suvaline mõne teise spordiala esindaja. Ei ole ühtegi ujujat seal. Aga meil on järgmiseks siis platsile tulemas pojad ja vilistlased ja vilistlaste puhul on siis väga heaks uudiseks see, et liitunud on veel üks mängija ja nagu ikka need kõige kiiremad mehed jõuavad kõige viimasena, ehk siis Paul Aron on ka võistkonnaga liitunud ja on üks vahetusmängija ka nüüd vähemalt vilistlastel olemas, nii et... Ja mitte ei ole liitunud, vaid kihutas kohale. Ja vaatame siis, kui kiire ta siis jalgpalliplatsil on, aga pojad loodetavasti on ka siin vahepealsete esituste ajal jõudnud ära taastuda ja võib-olla füüsilisest taastumisest rohkem olulisem on isegi see vaimne taastumine, sest kuidas sa tuled platsile pärast seda, kui sa oled isade käest peksa saanud? No jaa, karm, aga mina arvan, et kutid on veel rohkem indu ja viha täis ja tulevad väljakule ja Lutsokert on juba seda nägu, et lööb vähemalt 5 väravat vilistlastele, nii et vaatame, elame-näeme, mis see tänane päev veel kaasa toob. Ja, aga tasub meelde tuletada, et vilistlased on siis viimased 2 turniiri võitnud. Nemad on siis, ütleme, soosikuna tulevad siia väljakule platsile turniirile täna, aga vaadates seda, kui vähe neid siin täna on, siis natukene on võib-olla see asi nüüd kahtlane ikkagi. Ja vaadates neid pealelööke ka, mis siin praegu lähevad, siin vaesed lapsed, kes seal taga kuskil palli tagavad, need peavad ikkagi ette vaatama. Nii nagu isadelgi, nii on ka vilistlastel väravas ikkagi super väravavaht Mattias Madik, kellele väga raske, et Lutsokerdil ei ole kerge tõenäoliselt, aga see ei ole kindlasti võimatu, on ju? Ei ole võimatu, jah, siin on väikesed väravad, 5x2 meetrit, see tähendab, et sellised 2-meetriseid pikki kõrendeid väravas, võib-olla nendel ei olegi nii mugav siin olla, aga sellised natukene lühemad, liikuvamad, kiiremad mehed, nagu täpselt nagu Mattias Madik seal väravas sobivad siia nagu valatult. Aga vile on kõlanud, Triinu Vaher on ka ära taastunud ja on valmis siis teist mängu siin kohe alanuks kuulutama. Ja hõikan üle, et väikesed mardikad, kelle omad nad iganes seal pallidega on, siis lükkame nad natukene kaugemale ja seda just nimelt nende enda turvalisuse pärast. Läheme siit muru pealt ära, muidu võib juhtuda nii, et tuleb kõvemat sorti pallilöök siin sinna, kuhu ei peaks tulema. Ja ega siin tegelikult siin jooksuradade esimesel rajal ka nüüd väga ohutu ei ole, nagu siin eelmises mängus paar korda nägime. Nii et tasub kindlasti, kui siin ees istutega kogu aeg mängu vaadata, et see kokkupõrge ei tuleks siis täiesti kuskil ootamatult. Aga vilistlased on ka oma algkoosseisu platsile saatnud, pojad on ka juba väljakul, nii et mäng saabki peagi avata. Kõige noorema keskmise vanusega kohtumine tänasel turniiril siis. Ja teeme siis häält, kes lööb esimese värava, kes arvab, et esimese värava löövad poisid. Andke märku. Huvitav, kas meil vilistlaste fänne ka täna kohal on? Kes on vilistlaste poolt? No loodetavasti kõik õpetajad vaatavad heldinult, et oi, kui nunnud on nii suureks kasvanud. Kindlasti minu andmetel, kusjuures on siin vastamisi ka tiimikaaslased tegelikult oma vahel. Kas sa kujutad seda ette? Napilt kujutan. Napilt kujutad, ehk siis tegelikult peaks olema niimoodi, et kas Rikko Reinoja vilistlastest ja seesama Mattias Lutsokert, 2 värava autor, igapäevaselt mängivad koos ühes võistkonnas, Tallinna FC Tamperis. No siis nad peaksid ju üksteist väga hästi tundma ja üksteise samme teadma.
aga mäng on alanud. 8 minutit esimest poolaega on käima läinud ja vaatame, kas siis pojad suudavad täna vähemalt midagi kirja saada. Indermitte peale, esimene pall ja esimene värav on löödud. Ja kas see läheb Madiku enda arvele siin praegu? Joel, kas sa said peaga pihta? Mingisugune peale näitamine. Loeme ära. Martinil on küll närvid täiega läbi. Nii et 1-0 juba varakult löödud. Siin ei on minutitki mängitud, esimene pikem pall ette ja juba sahiseb. Ja vilistased 1, pojad 0. See oli sõna otseses mõttes külge löömine. Rahu, karjub Mattias, et andke poegadele vähemalt natukenegi võimalus. On meil ka Eesti kõrgliiga kogemusega mehed mängimas. Nii Joel Indermitte, tema on kõrgliiga ajad jäävad küll juba peaaegu sinna aega, kus ta veel siin koolis käis õpilasena, aga siin Tristan Vendelil palliga temal alles siin paari hooaega taguselt mängis Nõmme Unitedis Eesti liigas. Kõva tasemega profid on siin. Tuleb veel üks kõrgem pall, aga seekord on väravat valmis Martin Vaher. Teist korda praegu ennast üllatada samal moel ei lasknud. Ja lubab palli kenasti välja veereda. Siin nägime ehtsat kogemusega tegemist, kuidas Indermitte siin lihtsalt tuli ühel hetkel eest ära ja vastane arvas, et vastane on seal ja lendas ise hoopis palli pealt minema. Saagi aru, mis keeles nad räägivad, ma ei saanud üheski sõnast aru. Jalgpalli keeles. Nii, pojad ka tulevad ettepoole, kes veel peale löögile vist selles mängus ei ole see paari minuti jooksul veel jõudnud. Aga lihtsalt tunduvad ikka selgelt sellisemad konkreetsemad, intensiivsemad, agressiivsemad. Läbimõeldumad. Aga küsimus on see, kas jätkub võhma. Indermitte tossitakse ääre peale, Vendelin. Kristjan Pelt, number 30, samuti Premier liigas kõvasti mänginud. Kõrgel tasemel kogemust vilistastel jagub. Ja tulebki Pelti peale, posti läheb see pealöök. See oli pealöök. Pealöökide võistlusel oleks sellise tubli teise koha saanud, väravast ei läinud, aga posti läks. Oleks need suuremad väravad olnud, ei oleks küsimust olnud. Jah, nii on. Ats pool läheb kirja, aga pall läks outi, nii et suurt kasu sellest ei olnud. Ma ei saa selliste pallidega siin väiksel väljakul. See on rünnaku raiskamine tuleb niimoodi välja. Aga võib uuesti proovida alati. Raul vaatas juba kella, et kaua veel jäänud on seda ühest audist teise mängu. Omajagu on veel. Ei ole siin umbes esimese poole peal olema vist hetkel. Nii ja nüüd vajavad pojad ergutust. Ergutame, et nad saaksid. Ja kus on kõik need, kes poegade poolt enne karjusid, teid on mängu ajal ka vaja, vaja kuulda, sest siin on kohe vilistastel võimalus teine lüüa, aga... Ilus kaitse Daniel Pukilt. Ja, Umke jõudis just enne sinna ette, kui oleks väravat Vaher sinna jõudnud. Oot seal tulevad need fännid välja ikkagi oma pingi pealt. Aga vilistased on taas ohtlikku olukorda siin tekitamas ja nurgalöögi saab siit Karl Altraja kätte. Indermitte küsib söötu, aga seal on siiski vahel Oskar Prints ja veel üks löök tuleb siit, aga seekord tõrje Martin Vaherilt ja veel üks nurgalöök.
ja tuleb 2-0 ja see läheb just oma väravaks. Nurgalöök otse sinna esimesse posti ja kaitsepõlvest läheb pall sisse. Nii et number 13 oma värav, ütleb kohtunik, nii et Oskar Prints jah saab seal nii-öelda valesse lahtrisse protokollis enda nime kirja. 2-0 vilistastele. Nii, Lutsokerd on õnneks tagasi väljakul. Ja siin on veel vilistastel tekkimas võimalusega. Jõuab viimasel hetkel vahele Hugo Mets, klaarib selle olukorra ära, aga jagaseb aegade olukord praegu kinta ei ole. Ja sellest ei ole hullu, sest et kõik kollaste särkidega poisid on järgmisel aastal vilistlased ja saavad mängida juba vilistlaste poolel. No kui nad sinna koosseisu pääsevad selle praeguse esituse põhjal, mine tea. Paul Aron saab vahepeal peaga löögile, aga napilt väravast mööda. Paul on harjunud rohkem sporti istudes tegema, selles mõttes ta peabki natukene soojaks saama, enne kui jõuab päriselt jalgpalli mängima. Ma võin Ingrid sulle saladuskantal avaldada, et see vormelisõitja töö on päris raske füüsiliselt. Mulle tundub küll, et istub ja vahetab käike. Vaata, mõnikord kindlasti Paul kutsub sind oma trenni kaasa, vaatab, mis harjutused ta oma kaelale näiteks teeb, see on päris omapärane. No see oleks põnev küll. Aga siin Lutsokerd tuleb kahe värava autor esimesest mängust. Siin on kõvasti nüüd vaja poegadel midagi teha, et sellest mängust midagi veel kätte saada. Midagi ei ole teha, Lutsokerdi jaoks on liiga väike väljak. Nurgalöök veel vilistastele ja see esimene vooleg on küll päris nende valgete särkide kontrolli all olnud. Siin mootorik tuleb ka natukene appi. Segab Kristjan Pelti, aga sellest hoolimata tuleb siit sööt ja kuhu see pall nüüd läks. Jääda sinna Jaak Kuulme nimelise kaugushüppekasti poole. Jaak Kuulme nimelise kaugushüppe või siis parklasse, et Paul lööb ikkagi palli omale tuttavasse alasse parklasse, seal kus autod on. Kuulme kaugushüppekast ja Paul Aroni nimeline parklaja. Ja meil on Paul Aroni nimeline parklaja. Näiskele nimeliseks me saame selle staadioni ristida ja need jalgpalli. Aga siit tuleb, aga ei ulata praegu. Sebastian Saal-Saller selle sööduni oleks siin võinud küll üks tagasi tulla, oleks see mäng natukene võib-olla rohkem isegi elu sisse saanud veel. Ja Saal-Salleri puhul ongi nii, et ta pidi tegema erakordselt palju bändiproove sel nädalal, ta trenni eriti ei jõudnudki. Selle eest laulis väga ilusasti. Aga esimene voolag on lõppenud, vilistlased 2, pojad 0. Poegade peatreeneril, ma ei tea, kas selline inimene on seal, aga kõvasti on mõtteainet, mida siin rääkida omadele. Vilistlaste peatreener ma tean küll, kes see on, Joel Indermitte, kapteni pael ka õlal. Siin tuli mängu ajal oli ka kuulda väga selgelt juhendamist ja sellist, ütleme, treeneri võit praegu esimene poole. Just. Aga nüüd loomulikult ei keegi muu kui RAM cheerleaderid on jälle teie ees. Teeme aplausi ja tervitame meie cheerleadereid. Teeme aplausi meie cheerleaderitele ja veel kord hõikan üle, et kes ei ole käinud veel üleval puuris jalka pealelöökide eelvoorus, et pääseda finaali, mis toimub pärast seda poegade ja vilistlaste mängu, siis mine käi seal üleval puuris ja kindlusta endale koht finaalis. Aga Piret, ütle mulle, kas sul on jalgratas? Muidugi. Eelika, kas sul on jalgratas? Kas sul on jalgratas?
sellepärast te loosi ei ostatagi, istute siin niisama. Aga kellel ei ole jalgratast, läheb ostab ruttu õnneloosi, sest muidu võidab selle jälle Kalev Rammi all. Aga väljakul on mehed valmis teiseks pooleks. Tulete meelde, vilistlased 2, pojad 0, esimese poole seis. Ja vaatame, kas nüüd on see väljak natuke niimoodi, et ühel pool on allamäge mängimine, et äkki pojad suudavad nüüd tagasi tulla. Aga hoopis vilistlased tulevad siit väga osavalt. Tristan Vendelin siin trikitab ja saab ka löögile, aga suudab ära vahte õpilastel Martin Vaher selle rünnaku tagasi lüüa. Vendelini peale. Vendelin hoiab seda palli seal hästi kahe õpilase vahel ja mugavalt tunnevad need vilistlased ennast praegu platsil, seda on näha. Lutsokeer iga liigutus teenib tema antunud fännidelt tõelised ovatsioonid. Aga sellest praegu ei ole väga suurt kasu olnud, sest tulevad vilistlased uuesti ja Aron läheb löögile, aga sealt on seekord õpilased vastas. Kõvagi eksimine seal Salleri poolt. Aga siit tuleb 3-0 ja Kristjan Pelt saadab selle palli väravasse ja vilistlased liiguvad oma soodu selles mängus. Ma loodan, et poegade mott ei ole läinud alla, sest see tegelikult on kõik veel võimalik. Aega on ju tervelt... Mõni minut ikka veel on. Teine poolaeg alles algas. Nägime esimesel poolel ka, et on võimalik väga kiiresti siin väravaid lüüa. Aga see eeldab natuke seda, et mingid olukorrad ka tekivad ja siit hakkab ka tekkima õpilastel nüüd midagi. Aga vilistlased on ka seal valmis ja lõpuks ometi on hakanud õpilased kaasa elama õpilaste võistkonnale. Staadioni ääveerele on tekkinud noormeeste cheerleaderite mutt. Need on ultrad jalgpallis ja Ingrid. Ultrafännid on need. Ultrafännid ja ultrafännid. Nii, Lutsokeert saab palli maha, aga mitte oma kontrolli alla, väga uhkele tapkamisega saab korra justkui palli kätte, aga ega siin Kulsburg on selles suhtes paljaste põlvedega. See võib veriselt lõppeda teinekord, aga praegu vist õnneks nii hullust ei läinud. Kas moes ei ole enam neid kaitsmeid kasutada? Põlvekaitsmeid mitte ja säärekaitsmetega, see on hea küsimus, Ingrid. Moes pole nad üldse kohe mitte. Vaatasin, et praegu Lutsokeertit tuli pool jalga otsast ära. Midagi punast ilgub küll minust, jah, aga mäng jätkub ja Lutsokeert ja näed. On haige jala peale, nahk on tal kenasti siin muru peal. Siin jah, toore lihalõnn on tunda kakumäele välja. Aga siin on samal ajal vilistlased tulemas ja on siin võimalus, aga see sööt ei lähe läbi. Poegade see mängupilt on nüüd natukene paremaks justkui läinud, võib-olla on see vilistanud natuke käigu välja ka võtnud, aga Aron, tema käigu välja võtmist teeb nii mõndagi, aga eelkõige nende sissepanemisest. Vilistlased teavad ka siin eduseisus, et seda energiat võib-olla liialt ei maksagi kulutada, see on üks mäng veel ees ootamas, see kõige tähtsam. Siis oli finaal, väga hästi sätitud ajakava, eks. Väga hästi, väga põnevalt sätitud. Enne veel Kerli, üks peakorraldajatest, sosistas, et muidu tahaks ju teha poegade ja vilistlaste mängude viimasena, aga isad ei jaksa. Et tuleb välja, et tegelikult alahindasime siin isade meeskonda. Paul, kas see oli Paul Aron praegu? Jaa, see oli Paul Aron ja see seis on 4-0. Paul Aron on nii kiire, et isegi tema värava lööki ei ole näha. Saun on sooja pandud igatahes. Ja basseinis on vesi.
aga äkki vajatasid ikka au ära, võiksid ju kätte saada, siin ma arvan, mootorikoobi ka igati kohane vajadusel. jah, roosad putsad kotis. Mine too ruttu. Lähiapäesti intervjuute teisel äärel ja ei ole see puude enam see, mis ta oli võib-olla 5 aastat tagasi või isegi 10, aga siit palli ta väljakul hoiab. Aron, Vendelin. Klassijuhataja Maris on suht õnnetu, ütleb, et hakkab koju ära minema. Äkki siis vilistas, et lasete korraks poistel ka natuke hullata. Siin on inimestel vaja ka gümnaasiumi lõputunnistused kätte saada lähiajal, et siin on, ma ei tea, kas need on ohus või mitte, aga... No gümnaasiumi lõputunnistus on alati ohus. Ja siin ülistajad hakkavad juba väga peened tegema ja siit tuleb viies ja see on ilus jalgpall. Nagu mööda minnes sünnivad need väravad, isa Altraja muudkui filmib, nagu teaks täpselt, et need väravad on tulemas. Klassijuhatajad panid telefonid kotti, aga see ei tähenda, et nad oleks pettunud, vastupidi. Nad on nii õnnelikud, sest te laulsite nii ilusasti. 5-0, Kristjan Pelt oli siis, kes selle viimase värava lõi, eks. Ja igatahes, vaatame, kas siin nüüd pojad saavad ka ühe kätte, tuleb terav löök, terava nurga alt, aga... Ja isa Risto Kallas loomulikult püüdis selle palli kinni, isegi sealt restorani vagunist võiks öelda. Kallas. Noh, kus su kutsad on? Kus isi? Nii, siin on ette näide, miks ei tasu telefonis istuda väljaku kõrval esireas olles. Võid palliga pihta saada. Keegi vilistastest pidi pärast varem ära minema, seega isad jälgige mängu, et kellelgi hakkab kuskil Tabasalus või kuskil oma mäng. Ja, no viimast mängu tuleb jälle ilma vahetusteta just vilistastel mängida, või no mitte jälle, vaid lõpuks siis ilma vahetusteta. Sellepärast seda energiat tuleb siin säästa. Aga nurgalöök ja siin 5-0 edusõisuski veel ei hakata päris käiku välja võtma. Nurgalöök, Inder mitte. Oi, siin oli viga. Väga karm viga oli siin ja kollane kaart igati õige. Video pealt vaadatakse üle ka Lillekülast praegu seda asja. Napilt liigub Inder mitte, napilt saab püsti. Nii, kas pakutakse meile veel natukene jalgpalli ilu siin selles mängus? Mahta maa joonistatud. Seal väravaisisel ka korralik nügimine käib ja Joel Lindermitt on sinna puuri ära lõksu pandud tundub. Tristan Vendelin palli taga. Mängitakse lahti, Madikise lööb ja ei ole väravast kaugel. Nüüd on Madikise natukene väljas, aga ei suuda seda ära kasutada, aga siis ikkagi. Nüüd on oht, päris palju kollaseid särke on seal, kas suudetakse löögile minna. Sööt tuleb veel ja tuleb ka löök, aga Madik on ees ja Madik on uuesti ees, nii et siia see mäng ka ära lõpeb, seda nurgalööki enam Triinu Vaher mängida ei lase. 5-0, vilistased pühivad poegadega siin kunstmuru ja lähevad siis isade vastu moel seda sisulist finaali mängima. Ja vilistased, kui teil vähegi on süda sees, siis võtke mõni neist järgmine aasta oma ridadesse. Polnud on nii kehvad mehed midagi. Tegelikult on tublid sportlikud poisid kõik. Oled sa ikka kindel? Järgmine aasta peab küll kaitseväes olla, siis ei pruugi muidugi neid siin ikkagi väljakul olla. Samal ajal isad puhanud, on mitmete vahetustega. Aga mõlemad võistkonnad prutskid kindlasti täis. Ei teagi, kas isadele mõjus pikk puhkepaus hästi või vastupidi osutus see liiga pikaks, et nüüd tagasi spordirajale minna. Igal juhul on vilistlased keskmiselt enesekindlamad. Ei teagi, kas see tuleb neile kasuks või kahjuks. Nad ei pane tähelegi, kui juba on avavile kõlanud ja pall liigub nende värava poole, aga see oli see väike huumor. Ja Richard Panvel näitas siin spordimehelikkust üles ja hakanud, kuigi tühi värav kutsus kindlasti.
ei hakanud peale lööma, vastased veel valmis polnud. Aga nüüd saab mäng siis kohe päriselt alata. No see oli huvitav kombinatsioon Loe Intermittel. Ja isadel väravas siis Vaiko Tammeväli esimese mängu üks kindlasti sangareid. Ei löönud küll väravaid, aga tegi ikka väga palju tõrjetööd. Ja vaatame, kas siis vilistaded suudavad ka siin üle mängida. Täitsa kummaline, pole ühtegi väravat veel olnud. Ja mõlemas sellises mängus nüüd väga varakult löödi see esimene ära. Intermitte vasakul äärel, läheb ise, ei lähe lööma, otsib söötu, Aron. Mis positsiooni mees see Intermitte või on? Treener. Aga vanasti väljakul enne vanasti. Oli keskkaitse ja vahel mängis ka rünnakul. Täpselt sellist rünnakut nagu praegu seal küsib söötu siin ette poole, aga talle ei leita ja kohtunik on ka selle hea positsiooni rünnakul sisse võtnud. Vaatan praegu, et vilistab see väravavahti hetkel ei paistagi isad, kus on... No mis ta ei paista, ta keskjoonel aitab mängu siduda seal. No tegelikult hästi ei paista, aga ma vaatan, et Allan Ehasalu kenasti lihtsalt jooksurajal nagu ei olekski tulnud jalgpalli. Esimene pealelöök tuleb ja Intermitte virutab sinna taguse ristpulga suunas, aga sai just nurgalöögi kätte siit, oli Tammeväli sõrmeküüsel just vahel. Vaatan, et vahepeal on pulti läinud see Kristjan Saller, sellepärast ka teistsugune muusikavalik. Aga siin tuleb, ei tule ikkagi esimest väravat, ohtlik olukord siiski. Kas Vadik hakkab ka vana head taktikalist vilitamist taktikat kasutama? Ei no kui surret keegi tegema ei lähe, siis võib ju tulla edasi. Lihtsalt tunnevad praegu väga mugavalt, isad on ikkagi korraliku sellise laagri püsti pannud enda karistama sisse ja ümber. Ja tuleb siit ohtlik rikošett, aga siin on Vaiko Tammeväli valmis ja lööb ise peale sealt kaugelt. Ja lööb jälle sinna Jaak Uudmäe nimelise kaugushüppe kasti suunas palli. Küll jaudsalt ülevalt, aga isad ei lähe, vaata ei lähe seal surret tegema kõrgelt, tundub. Kaarel Paakspuu üritab ka vilistlastele palli visata. Ise ka vilistlasena küll korvpallis rohkem lahingus olnud. Rendeli läheb ise siis teravust tekitama, söötu otsima, aga seal on kogemusega, nagu esimese mängu ajal ütlesin, kõikide asjad on kogemusega, rahvas Hui on vastas, nurga lööb. Ma arvan, et isade meeskond on kõige rohkem koppumängu harjutanud meeskond, kes juba nädala jagu on käinud öötundidel siin staadionil harjutamas ja meelde tuletamas, kuidas jalgpalli mängitakse. Ohtlik löök saab Paul Aronilt, ei teagi, kas oli söödu või löögina mõeldud. Napid väravast mööda ta läheb ja sealt saavad natukene rahulikumalt hingata. Ei teagi, kas siin ongi penaltiseere peale valusalt tehtud, et ise ei minda väga riske võtma. Ja keskendutakse kaitsetööle. Aga ma ütlen teile, vilistlased, Allan Ehasalu viskas praegu soojendustressi maha. Ohumärk kindlasti vilistlastele, jah. Väljakule on ilmunud ka loomulikult Risto Kallaste. Aga Intermitte peaga ja teine värav all juba sel turniiril ja mõlemad peaga löödud. Ja nüüd on esimene käed vilistlastel ja isadel tuleb ka sealt punktist välja tulla. Intermitte on peaga kenasid asju korda seatud. Jalgpall on peaga mäng. Aga isad jäid kaotusseisuga esimeses mängus poegade vastu, mäletame ja teame ka seda, kuidas see mäng lõpuks lõppes. Ja
kohe ollaksegi rünnakul, Richard Marvel küll ja auti viskamas ja siin see väljak on nii kitsas, et tasub neid aute visata päris tugevalt ja teravalt, sest see on alati kaitsele väga ebamugav. Seekord saadaksegi löögile, aga löök läheb natuke üle värava. Reinoja otsib ühes poole autoraja. Vendelin. Uuesti Rico Reinoja, värava autor Intermita. Jalaga ka oskab lüüa. Läheb see sööt natukene auti ja lisad saavad palli tagasi. Aga see teisest poole küll väga kaua enam alles ei ole ilmselt ka jäänud. Mina Topelt käima ei pannud, aga usaldavasi kohtuniku. Aul Arran läheb ise proovima, aga saab Rauvaile sülle. Arvel. Siin oma tehnikat ja läheb hästi mööda siin ühest mängijast, aga ma loodan, et isad on homme töölt vaba päeva saanud ja saavad tõepoolest tegeleda homme taastumisega. Jäävannid on kindlasti valmis pandud seal riietusruumis juba kuskil. Basseinis me keerasime ka temperatuurid natukene madalamaks, et pärast saaks ennast seal jahutada. Kohtunik Triinu Vaher on ka pärast basseini minemas, kes tahab temaga pärast võidu ujuda, siis on selleks võimalus mängijatel. Vilistlased tunnevad jätkuvalt päris mugavalt ennast, sellised peened söödud ja vaatame, millal lisad siis selle käigu sisse panevad. Vendelin. Reinoja. Altroja. Sõõtakse siin löögile ka hästi liigub sööt Intermite jalaga, aga seal on kaitsjate jalad vahel ja Varvel näitab jälle oma särtsakust. Lähevad jalad veavad alt natuke siin ja lisades Denis Matvejevit. Intermite tõstab tagumisse tsooni, aga seal on Asalu vahel. Peenelt, aga seal on Maiko Lammeväli hästi valvel ja lükkab palli enda Aul Arranit minema runnikuga. Intermite peaksin teadma, et otse audist ei tohi väravat visata või tohib, aga värav ei loe. Minu meelest tuli ta just koodisega laagrist ja peaks neid asju teadma, aga noh. Viimane koondise laagris oli Ruandas, see oli juht natuke hõredam ka veel. Mulle jäid sama jälje. Võib-olla tõesti. Oi, milline viga siin tehakse ja see on selgelt kaardi kohta. Oi. Ja Karl Antroja saab siit kollase kaardi ja mis peamine, isad saavad siit ohtliku koha pealt karistuslöögi. Siin on mingi plaan küpsemas küll praegu. Intermite tahab midagi tarka seal seletada ja lööb palli minema. Mul on tunne isegi, et siit võib kakluseks minna. Abiamajamisvaat ka isade öökapilt on välja otsitud ja kihustatakse seal väljaku peale. Märgiks kohast, siis palli võib mängida ikkagi. Müür pannakse ka paika, natuke karistusalast välja või kas siin tuleb üldse müüri, vilistada nii ülbed, et ei hakka siin üldse midagi paika panemagi või ikkagi kaks meest. Mingi skeem seal käib. Virgo Veimann, mis ta vallastab palli taga. Siin on mingisugune efektne ülejooks või mingisugune Virgo Veimann lööb, aga tabab seal kedagi, kes oli oma mees või vastane vahet pole ja kas see pall nüüd käis üle joone või mitte. 66. aasta MM-finaal tuleb meelde, aga see pall ei läinud sisse, näitab kohtunik. Ja esimene poolaeg on lõppenud, vilistlased 1, Joel Lindermite väravast, isad 0. Aga nüüd just väikene ergutus ka publikule, et te siin ei jääks kuidagi tuimalt seisma, siis teie ees on Ramchi liiderid ja tõmmake endale ka väike
energia sisse, et viimane poolaeg vastu pidada. Teeme aplausi. Teid tõmbasid käima Ramtšiliderid ja nüüd läheb siis teine poolaeg. Mitte midagi ei ole veel kadunud ja ammugi ei ole veel võidetud. Ja isad tuleb ka kindlasti käima tõmmata. Me siin mängu meil ei olegi seda temperatuuri kraadinud. Vaatame, kuidas siis fännid on. Kes on täna isade poolt ehk häält? No emad nüüd aplaus, kus teie kiljumised on. No nii, detsibellid olid seal ja päev kuskil keskel. Kuidas vilistlastega on? Kes on vilistlaste poolt? Okei, on fänne olemas küll ja mõlemal võistkonnal. Nii et viimased 8 minutit tänast jalgpalli. Vilistlased alustavad seda poolaega 1-0 eduseisus ja nende jaoks on aeg tiksub nende kasuks. Aga isad, vaatame, mis neil veel varuks on. Ja kuna mõlemal võistkonnal on olemas siis ees üks võit, siis sellest mängust sõltubki, kes tuleb tänaseks võitjaks. Mitte ei loe me väravate punktide summat, vaid selle mängu võitjast saab siis selle aasta rohelise muru võitja. Ja jälle see intermitte trikk. Martin Piirmaa on käed puusa selle peale, ei olnud midagi teha. Ja Erki Kivinuka nimelisele kuulitõuke sektorisse saadeti nüüd pall. Ma just tahtsin enne küsida, et mis arvad, kelle nimel see võiks olla? Erki Kivinuka. Kas Erki Kivinuki nimelise korvpalliplatsi võiks olla? Ei, see on nüüd Alari Põllu nimeline. Tuleb siit kauglöök ja peab Taneli taas rusikad mängu panema. Erki oli meil mitmekülgne mees, seega võiks ka rööbaskuut tema järgi nimetada. Küllap mäletab veel nii mõnigi vilistlane Erki Kivinukiga tehtud rööbaskuude harjutust. Seda, kuidas 2-meetrine mees suudab selle hõõrelda ja keerelda, see on kõigil meeles kindlasti, kes seda nägid. Aga tagasi jalgpalli juurde, vilistlased on oma teist väravat siin otsimas. Seni pole veel leidnud. Ja isad on siin paar korda juba katsetanud, kas suudavad oma väljaku poolelt ka siin Mattias Madikut üllatada, seni veel mitte. Ei ole see sihik üldse täpne olnud. Vilistlastel ei ole veel pulss isegi üles läinud, nemad siin mõnusasti rahulikult chillivad. Tea, kas pärast duši allegi peab minema? Reinoja. Rendelin. Jälle selle sööd seal karistada ümber, pannakse käima terra palli Väsisele ja seal vist oli kaitsejalg see, mis pallile otsajoone saatis, nii et nurgalöögisid vilistlased saavad. Ja seal läheb juba kallistamiseks, natukene on veel vara õnnitleda. Mängitakse lühidalt laati nurgalöök. Tulete meelde, 1-0 on seis, praegu vilistlased juhivad teisel poolel seda mängu. Isade vastu. Vilistlaste meeskonnast justkui õigatakse vahetusi, aga pole kedagi vahetada ju. Ei ole, pink on täiesti tühi. Kõik, kes on väljakul ja peavad siin lõpuni vastu pidama. Aga praegu ja siin jah ikkagi. Martin Piirmaa, see on väga õige tegu, mis sellise asja peale vahetust küsida. Siin seda ei taha keegi uuesti pärast kordust näha. Pall on mängus ja tundub, et ka kohtunik on siin nüüd liitunud isade võistkonnaga natukene, ütleme, tegemas seda asja põnevamaks. Aga siit läheb Richard Parvel seda asja põnevamaks tegema. Hoiab palli mängus. Kas leiab siit õige söödu või hakkab ise siin trikitama? Trikitab, aga palli saab küll vastasest mööda, aga mitte ennast.
Marko Kallaste saab vasakul äärel palli ja vaatame, mis siin nüüd välja mõeldakse. Söödud liiguvad hästi, aga nüüd ei olnud seal, võib-olla kohtunik oleks paari kiiremat sammu pidanud tegema ja ise seal söödu vastu võtma. Täpselt sinna oli see mõeldud. Paul Aroni peale ja Aron saab selle palliga maha, aga nii palju kiirust hetkel ei olnud, et seda ka väljakul hoida. Seda vist on küll Paulile esimest korda elus öeldud, et nii palju kiirust tal ei olnud. No mine tea, mis on seda tagatubades kuskil toimub. Vaatame, mida isad siin nüüd mängivad selle audi ikkagi pikaks lahti. Ma soovitaks lihtsalt terava palli panna, see võib ükskõik kuhu põrgata. Ja tulebki selline hea teravusega pall, aga natukene liiga kõrge, et seda Risto Kallaste oleks oma patsiga seal pihta saanud. Ja vahid oma vahel. Isad omavahel hakkavad siin võitlema selle nimel, kes palli endale saab ja kingivad selle nüüd vilistlastele ära. Inder mitte. Aron. Sööd tuleb, aga sööd läheb mustutele särkidele. Reimo siis tekitab palli ette poole, aga lõigatakse vahelt ära. Reino ja seal hästi vahel. Antraja. Pärast kui vaatame sealt kuskilt statistikaportaalidest seda palli valdamisprotsenti ja see võib päris ühepoolne praegu olla. Arvel läheb üllatama ja mis võib-olla kolmest sellest üritust kõige nagu perspektiivikam, aga perspektiivikaks ei saanud seda väga nimetada. Siin oli ikkagi natuke võib veel harjutama. Ja pärast siis saunas saate teha statistika analüüsid, et turvamees annab teile statistikatabelid ja saate analüüsida, mis siis kellegi protsendid olid. Arvel, kas siin on löögikoht nüüd olemas? Ei ole ja nüüd on pahandus isadel. Kolmekesi tullakse, Antraja, kas lööb teise ära, läheb veel söötama endaliin ja on olemas teine vilistlastele, ei saaks öelda, et tuli vastu mänguhäiku igati teenitud ära. Tristan Vendalinilt siis teine värav sellel turniiril, jah. Ja isade vilistlaste mängus kohtumises. Nii, kaugelt minnakse proovima ja ei olnud paha. No, kui oleks olnud väravavaht ja värav Vabaõhu muuseumis, siis oleks kindel punkt olnud. Ja mis see rändkarikas meile rääkis? 3. võit järjest vilistlastel siis terendamas hetkeseisuga. Just kahel viimasel korral siis vilistlased võitnud. Ja nagu näha, siis kvaliteet trumpab kvantiteeti hetkel selgelt. Ei ole mitte ühtegi vahetust siin finaalmängus vilistlastele, aga näed, siit tuleb veel 3. ka või ei. Ja kui mina õigesti mäletan, siis vilistlaste võistkonnas vist on ikkagi juba väga pikalt Joel Intervite olnud, Karl Altraja on kindlasti vilistlaste võistkonnas juba mitmeid aastaid mänginud ja Kristjan Pelts samuti on mitmeid aastaid ja Mattias Madik ka. Nii, Piirma saab palli. Seda häbistavat Natškoode eest lööb siit ühe tagasi ja lööb! Ja kuigi lõpuks vastu lööb selle Joeli veiderdamise peale. Värava lõi siis number 12. Martin Piirma, jah. Just. Kauas ta kannatada seda Joeli veiderdamist. Nii, 2-1 on mänguseis isadel ühest väravast piisab, et see asi siin penaltiteks ärme lisaaega hakkasin, jah. Penaltiseerijale viia ja tuleb siin palli kaotus. Ei saanud küll aru, kuidas see pall seal nüüd isade valdusesse läks, igatahes justkui nagu üks mängija oleks rohkem isadel platsil. Aga sellest ei olnud praegu küllalt, et seda palli endale hoida. Pojad, vaid vilistlased siis jätkuvalt mängu kontrollimas, Inder Mitte.
trikitab, kukub, aga see kohtunik on mille hetkel alla neelanud ja Intervit ise võtab palli tagasi. Kas siit tuleb kolmas? Ei! Ja siit jälle kollane kaart ka Intervitel, see oli vaba löök, näidati just kõige kollane kaart ka veel. Aga tema ju kukkus, miks tema kaardi sai? Tema on ju vigastatu. Eks need kohtunike teed on vahel sellised kurvilised, käänulised ja segadusi täis. Ilus kaitse tõesti isade väravavahilt. Või nagu jah, Maris ütles, kehv lööb vilistlastel. Nii. Triinul on vahepeal maha kukkunud tema mängukaardid. Ja kaardisadu. Punaseid lendab vasakule ja paremale. Isale pall ja siin on nüüd täpselt nii kaua antakse üle aega ilmselt, kuni see viigivärav ära lüüakse. Manuel küll jaud, kas see on nüüd viimane võimalus isadel? Keegi lastest annab sellise õnnistava puudutuse ka veel. Poisti! Vaher pea peale, aga sinna see pall ei ulatu ja nüüd on mäng läbi. Vilistlased teevad sellised repeat'i nagu Michael Jordan oma parematel päevadel 3 aastat järjest. Võidavad selle turniiri siin Kevad festivalil 2-1 finaalmängus. Joel Lindervit ja Tristan Mentalini väravatest vilistlased Karrika taas endale saavad palju õnne neile ja siin on nüüd natukene arutamist, kes saab mingid auhinnad. Mitte tahad kuuse viitit välja? Ja nüüd ka kutsume tagasi poegade võistkonna, et kõik rivistada korraks üles väljakule. Sebastian, pane must kinni ja tule väljakule. Ja rivistame taas kord võistkonnad siia väljakule, nii nagu me tänast päeva alustasime. Et me saaksime üle anda rändkarika. Anu tuleb siia juurde, lähemale. Aga enne veel seda siis iga võistkonna kõige väärtuslikuma mängija auhind MVP, siis igast võistkonnast on komisjon valinud tehniline delegaat ja komisjon on valinud siis ühe nii-öelda kõige väärtuslikuma mängija igast võistkonnast, kes saab siis, mis auhind täpsemalt oli meil, Tallinki kinkekaarte. Ja nii et ootame siis võistkondi sellise väikese rivistusele, kõik 3, jah, sinna samasse, kus Joel näitab. Tulge palun, võtke rivvi ja saame teid kõiki siin siis väärikalt tänada. Ja teeme aplausi poegade võistkonnale, teeme aplausi, väärikad auhinnaline 3. koht. Ja võistkonna siis kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti siis 2 väravat löönud Mattias Lussokert. Auväärse teise koha said siis täna isad, kes alistasid pojad väga põnevas tänases võib-olla kõige tasavägimsamas mängus 3-2 ja finaalis jäid siis napilt vilistlastel alla ja isade MVP-ks on valitud väravaat Vaiko Tammeväli. Ja vilistlaste poolt siis on ka enne veel, kui karikas kätte antakse, MVP auhind läheb ka 2 väravat löönud mängijale, kapten Vaelaga Joel Lindervit. Ja üks kinkekaart on meil veel üle anda ja see muidugi läheb tänase turniiri kohtunikule Triinu Vaher. Aitäh sulle! Loodetavasti ei kadunud see kuskile kaugele ära.
juba basseinis nagu sa arvasid, jah? Ta ütles, et ta läheb esimesel võimalusel basseini, aga siiski teeme veel kord aplausi kohtunik Triinu Vaher. Küll saame selle pärast talle üle toimetada, kui praegu ei saa. Aga nüüd siis rändkarikas võitja meeskonnale. Ja loeme ette siis, kes on võitnud seni selle karika 2016 pojad, 17 pojad, 18 pojad, 2019 isad, 22 vilistased, 23 pojad, 24 vilistased, 25 vilistased ja 2026 vilistased. Palju õnne! Ja legendaarne hetk klassivennalt klassivennale läks karikas ja nüüd